Tere hommikust, head sõbrad! Tervitused teile kõigile siit heade mõtete ja sportliku mõtteviisiga linnast Tartust. Soovin teile kõigile mõnusat alanud novembrikuud. Peab tõdema, et minu hommik on alanud juba üsna energiliselt. Selline hea vooseisund on sees ja see vooseisund saab jätku, kuna täna on mul taas üks suur hea meil ja rõõm kureerida ühte sünnipäevapidu. Ja täna on tähistamas oma minijuubelit selline äärmiselt lahe kutt nagu Joosep. Ja Joosep on tegelikult just nimelt Võrust. On teel Tartu poole praegu. Tervitused sulle, Joosep, me näeme juba peatselt. Ja kes koos oma 20 ägeda kamraadiga, nii et on kindlasti tulemas üks vahva sünnipäevatrall taaskord. Ühte mõtet, mis tahtsin veel ja soovisin edasi anda, on see, et kindlasti te olete ise ka tõdenud või tähele pannud, et kui te teete midagi, mis hullult meeldib ja sütitab ja pakub sellist momentumi tunnet, siis see mootor ei ole 2.0 selline tuksu diisel, vaid hoopis selline 6.0 bensukas, nii et minek on hea ja tõesti täna see tunne ka mul just nimelt on, nii et kindlasti ma annan endast kõik, et see sünnipäevapidu taaskord teha selline meeldejääv ja meeleolukas. Aga mis seal ikka, hakkame vaikselt sinna sünnipäeva peale sättima ja ma soovin teile kõigile mõnusat päeva ja me kohtume juba peatselt Joosep, sinuga. Näeme siis. Tšau! Nii et Joosep, pane ennast valmis ja varsti juba näeme, nii et ja saame üheskoos sinu sünnipäevapidu tähistada. Igal juhul, lisan siia lõppu veel sportmassidesse, liigume, naudime just seda kehalist aktiivsust ja paneme äärmiselt siin novembrikuus vähemalt. Mitte ainult novembrikuus, aga tegelikult järgnevatel kuudel rohkem rõhku liikumisele, kehalisele aktiivsusele ja teadlikkusele selle kõige ümber ja hoiame oma tervist. Näeme siis. Tšau! No nii, mina kohal. Peagi siis saabub sünnipäevalaps koos oma sünnipäeva sõpradega. Ilmselt nüüd kohe jõuavad. Nüüd tulevad bussiga Võrust. Natuke lahe, kus on selline organiseeritus. Müts maha, väga kihvt. Tublid vanemad. Ja peab tõdema, et mina olen valmis, mina hakkan nüüd oma asju üles sättima ja üks asi veel tegelikult, et Footcage Arena, mis tegelikult asub Tartus, Anne linnas, selles mõttes on ikkagi loodud suurepärased sisetingimused. Väljak ei ole küll mingites ilgelt massiivsetes mõõtmetes küll, aga treeningu saab tehtud, nii et kõigi, kes tunnevad huvi just talvisel perioodil oma treeninguid, ütleme nii, et produktiivselt sisetingimustes mööda saate, siis kindlasti soovitan seda kohta oma treeninguteks ja olgu need sünnipäevad või mingisugused muud pidustused või tähtpäevad, nii et väga lahe koht enne seal üleval on võimalik tegelikult ka istuda, nii et ei pea olema kuskil all, vaid seal üleval kena panoramaade väljakule, saad seal süüa-juua, lapsevanemad saavad sünnipäeva pealt vaadata, jälgida ja ma ütlen, hästi kihvt igal juhul. Tublid inimesed, kes on nii ettevõtlikud ja loovad selliseid võimalusi siin Tartu linnas. Vot, aga hakka minema. Let's go!
no nii, tehtud ja võib sellise hästi positiivse kriipsu sellele tänasele sünnipäevale alla tõmmata. Palju emotsioone, palju vahvaid hetki ja täitsa tore, tegelikult samamoodi positiivne emotsioon ja positiivselt häälestatud. Nii et veel kord, palju õnne sulle, Joosep, keel on juba sõlmes, mõnus. Ja soovin sulle ja sinu meeskonnakaaslastele eesolevateks võistlusteks, treeninguteks ja kõigeks muuks palju edu, nii et jätkake samas vaimus, sama reipalt, sama tublilt, sama vapralt, eks jah. Nii et mina lõpetan, aitäh teile ja kohtume juba uutel sünnipäevadel. Ciao!